Tere, mina olen Kristin Lätt ja täna tahan ma teile tutvustada oma neljarattalist sõpra, Porsche Macani. Nagu näha, siis võrreldes eelmise Macaniga on välimuses toimunud mõningad muudatused. Tuled näevad teistmoodi välja, kapott on madalam, siiski on säilinud Porschele omane voolujoonelisus. Samuti ei ole siin kapoti all mitte mootor, vaid lisapagasiruum. Siia saan ma mõnusalt mahutada ka oma diskgolfikoti. Mis mulle tegelikult eriti veel meeldib selle Macani puhul on see, et mul ei ole vaja üldse võtit tegelikult kasutadagi. Auto saab ise aru, et ma olen siin ja avab mulle uksed. Porsche interjöör on väga mõnus, ilus, mugav. Siin on väike sportlik rool, sisu on nahkne, siin on lahedalt ruumi ja mõnus ka display, mis ei ole ütleme karjuvalt suur ja on väga mugav sõidu ajal jälgimiseks. Siin on ka mõnusad sellised hoiukohad, näiteks siit alt avaneb väikene ruumikene, kus on võimalik hoiustada näiteks päikeseprille ja nätsu. Ja tegelikult siin all on peidus ka koht, kus saad juhtme vabalt oma telefoni laadida. Ma ise küll liiga tihti siia tagaistmele ei satu, aga viimati, kui ma seda tagaistet külastasin, siis mulle avanes tõeliselt panoraamvaade siia ülesse ja mõtlesin kohe, et võiks ise rohkem kaasreisija olla. Vaatame pagassi ka. Kui esmapilgul näib, et justkui ei olegi kohta, kus seda pagasnikut avada, siis tegelikult on siin Porschele omaselt üks väike nupuke ja selle pagasniku saab hõlpsalt lahti. Siin on piisavalt ruumi, et mahutada kõik vajalik ära. Enamiku laadimise saan ma teha ära kodus. Porsche jõudlus on väga-väga suur, isegi talvel saan sellega ühe laadimisega vabalt üle 400 kilomeetri sõidetud. Laadida on võimalik Porschet mõlemalt küljelt. Siin ongi näha kodulaadimise võimalus, mida ma kasutangi peamiselt kodus olles. Teisel pool on võimalik kinnitada kiirlaadimisotsik. Julgustan kõiki Porsche Macaniga tutvuma Porsche esinduses.